Mopsid sõõlje ja katkene valgusfoor. Ühel täiesti tavalisel hommikul, mis algas täpselt nii, nagu kõik korralikud hommikud peaksid algama, ehk väikese nosimise ja suure ohkega, istus mopsid sõõlje ristmiku ääres ja vaatas maailma. Sõõlje oli must nagu värske kohv ja ümmargune nagu mõte, mis ei taha enam peast ära minna. Ta oli peaaegu 10-aastane, mis tähendas, et tal oli kogemust. Ja kogemus tähendab, et kui sõõlje midagi märkas, siis tasus ka teistel märgata. Täna märkas ta üht väga imelikku asja, valgusfoori. Valgusfoor seisis seal küll viisakalt, aga ei teinud mitte midagi. Punane ei süttinud, roheline ei süttinud, kollane oli ilmselt puhkepäeval. Inimesed kogunesid ülekäigurae juurde. Nad vaatasid vasakule, siis paremale, siis telefoni, autod aga kiirustanud edasi. Mõtlesid sõõlje. See ei ole üldse hea. Samal hetkel maandusid foori otsa 3 varast. Kruu, ütles esimene. Kraaks, ütles teine. Kobakäpp, ütles kolmas, sest tal oli veidi suuremad jalad ja ta oli sellega leppinud. Kas keegi teine ka näeb, küsis Kruu, et see valgusfoor käitub nagu mõte, mis jäi pooleli. Inimesed jooksevad, kraaksatas Kraaks, ja autod kihutavad. Ja keegi ei vaata valgusfoori, lisas Kobakäpp. Nad vaatavad üksteist, aga mitte seda, mis peaks kõiki aitama. Sõõlje tõusis aeglaselt püsti, väga aeglaselt. Nii aeglaselt, et see pani teised automaatselt vaiksemaks. Kui keegi ei märka, ütles ta rahulikult, siis tuleb märgata kellegi eest. Aga meie oleme ju ainult varased, ütles Kraaks. Ja üks mops, lisas Kruu. Ja minul on veidi kohmakad jalad, ütles Kobakäpp igaks juhuks. Sõõlje muigas. See oli väike muie, aga selles oli palju südant. Nad jälgisid inimesi. Sinise salliga naine peatus ja ohkas. Suure ja naljaga kübaraga mees peaaegu astus auto ette. Keegi raputas pead. Sõõlje istus otse ülekäiguraja alguses, nii et temast ei saanud mööda ilma peatamata. Inimesed jäid seisma, autojuhid aeglustasid, kõik hakkasid vaatama, miks. Varesed ei kraaksanud niisama. Nad lendasid madalalt, istusid valgusfoori otsa ja kraaksusid täpselt siis, kui keegi ülekäigurajale astus. Vaata ometi, ütles üks inimene. See foor ei tööta, ütles teine. Siis juhtus midagi huvitavat. Üks tüdruk, kellel oli käes suur oranž kots, tõstis telefoni. Klõps! Ta tegi pilti, hüüdis Kruu. Pildid on tähtsad, ütles Sõõlje.
Need jäävad meelde isegi siis, kui inimesed ei jää. Varesed lendasid tüdruku kohale ja vaatasid pilti üle. Kobakäpp noogutas. See on väga korralik pilt, valgusfoorud selgelt katki ja keegi on selgelt mures. Cecilia istus rahulikult ja ootas. Ta teadis, et mõnikord tuleb lihtsalt olla kohal, et asjad hakkaksid liikuma. Ja nad hakkaksidki. Hiljem samal päeval tuli ametnik, ta vaatas foori, ta vaatas pilti, kratsis kukkalt, mis on alati hea märk, sest see tähendab, et inimene mõtleb. Valgusfoor pandi tööle, punane süttis, roheline süttis. Ka kollane tuli tagasi puhkuselt. Inimesed naeratasid, autod peatusid, ülikäigurada hingas kergendatult. Varesed istusid taas foori otsas. Kas me tegime midagi suurt? Küsis Kruu. Cecilia vaatas ristmiku ja siis maailma, mis oli korraks natuke parem. Ei, ütles ta. Me tegime midagi õiget. Ja see ongi peaaegu sama asi. Mõnikord on vaja teha isegi väike tegu ja mitte jääda ükskõikseks. Isegi väikese sammuga saab aidata teistel märgata ja nii algavadki head asjad.